Tere armsad vaatajad! Eestis on viimaste aastakümnete jooksul välja kujunenud, et suur osa inimestest on linnadesse kolinud, ent enamuse juured viivad meid siiski tagasi ka maale. Kõigil on aeg-ajalt väga hea meel pilk peale heita sellele, mis toimub meie kauni Eesti maapiirkondades ning tänase oleme kokku tulnud Palamusele, kus toimub suurejooneline 15. Paunvere väljanäitus ja laat. Järgneva 6 tunni jooksul toome teieni otseülekande kaudu kõik põneva, mida siit kuulda ning näha saab. Jääge meiega! Tänane näitus ja tänane aasta on meie kohaliku rahva jaoks pisut eriline. Ta on selline juubelihõnguline. Me aasta läbi ainult pidutseme, tööd ei olegi nagu aega teha. 100 aastat tagasi ilmus ju esmatrükist Kevade. 15 aastat tagasi hakkasime tegema seda samust tänast väljanäitust. Ja selle väljanäituse idee tuli ju ilmsiks 30 aastat tagasi alustanud Eesti televisiooni saatest Vilja Veski. Nii et kolm juubelit, mida me saame siin ühe korraga täna pidada. Ma tean, et ilm tuleb täna ilus ja tuleb kokku pool Eestit. Teine pool Eestit peab meid vaatama paraku Tallinna TV kaudu, neile meil siin platsi ei jätku lihtsalt. Ma usun, et päev tuleb teil mõnus, te saate osta, müüa, kaubelda, vaadata, et oleks midagi uut vaadata. Selleks on meil täna toodud teile siia 105 leedukat, kes näitavad, mida nemad oskavad. Lisaks ka meie tuntud tegijad mõned. Ja selle pika jutuga ma kuulutan nüüd selle tänase väljanäituse siis avatuks. Ja kuna juhuslikult on siin põõsas need Vilja Veski tegijad, siis las nad õiendavad nüüd edasi teiega. Palun! Eks tere kõigile. Kellel juubel, kellel puhkus, kellel töö. Meie teeme tööd, aga rõõmuga, sest teiega on alati meeldiv kohtuda. Rein, Mati jooksevad praegu siit kohe. Platsi peale hakkavad seal Eesti inimesi otsima, keda integreerida. Mina jään esialgu siia teid valitsema. Rein, mis sa kostad? Suur rõõm kohtuda inimestega, kellest paljud kindlasti on meie kunagised vaatajad. Me jõuame täna veel suhelda, kas nii energiliselt nagu 30 aastat tagasi on iseasi, aga me püüame endast parima anda. Aitäh ja suur rõõm näha teid jälle. Oli tõesti niisugune ilus aeg, kus 10 aastat saime olla teie, ütleme ilusti, tulime teie tuppa. Ja eile ma kohtusin siin Palamuse aukodaniku Ellen Randojaga, kes ütles, et me olime nende pereliikmed. No mida üks inimene veel tahab? Nii et sõnaga, kui üldse õnn on maailmas olemas, siis meie oleme õnnelikud inimesed. Õnn kaasa teile. Niisiis, tähtis üritus. Kas maavanem Viktor Sviatoslav on siin? Palun! Tere ka minu poolt kõigile Paunvere väljanäitust osavõtjatele. Taevasse vaadates on näha, et taevavõlvid meile veel täna päike pilgutab silma, andes ühtlasi mõista, et suveaeg on ühel pool ja õhtul saame siin vastu võtta juba sügist. Ja aeg on ühtlasi ka sealmaal, et panna välja näitusele kõik need nunnud, mis suve jooksul on kasvatatud. Ja aeg on sealmaal, et õhtul ka suvekingad välja vahetada kummikute vastu. Soovin teile kõigile meeldivat väljanäituse päeva ja igal ühele oma nunnu leidmist siin laadalt. Kas siia on valmis tulema Palamuse koguduse õpetaja Jannuga? Hommiku valgus.
tere armsad, kes olete nüüd lähemalt ja kaugemalt siia kokku tulnud. Palvetades Jumala kiituseks ja oma hinge eest hoolt kandes, ütleb inimese poeg nende palvete vahel: meie igapäevast leiba anna meile täna päev. Eesti Leivaliit on võtnud ise ette ja kutsub ka teisi kuni lõikus tänu pühani tähistama leivakuud. Ega neid maid, kus musta leiba, rukkileiba tuntakse, ega neid ju maailmas eriti palju ei ole. Ja eriti veel, et me ju kõik teame, kui palju tervislikum on must leib saiast. Kes siis veel, kui mitte meie, peaksime just seda au sees hoidma. Aga sel igapäevasel leival on ka hoopis laiem tähendus. Läbi aegade on selle all mõistetud tegelikult kõike inimese eluks vajalikku. Tervisliku toidu kõrval ka mitmesuguseid kavalaid aparaate, mis inimese töövaeva vähendavad ja elu ilusamaks teevad. No näiteks koorelahutaja või jalgratas või tuletõrjeauto. Mida jõuaks üks pritsumees ära teha, kui ta peaks oma tööd tegema hobuvankril, käsipritsi ja veetünniga? Ühele korralikule mehele, ühele õigele mehele on korralikud riistad sama vajalikud kui igapäevane leib. Ja samuti on meile kõigile tarvis käsitöömeistrite loodud ilu meie ümber, et hing võiks rõõmsasti hõida. Ma loodan, et te leiate siit imelisest paunverest seda, mis hingele on vaja, mis annab teile indu püüda sammukese taevale lähemale. Õnnistagu ja hoidku meid kõige vääline Jumal tänasel päeval ikka ja igavesti. Õnnistatud päeva teile. Ma tänan. Urmas, kas meie lõuna-naabrid on siin? Ja prošu vas. Добро пожаловать. Tere hommikut. К сожалению, кроме еще несколько слов я по-эстонски не знаю, так я думаю, что русский язык всем достаточно еще знакомый. Так я очень довольный, что нас пригласили с большой делегацией из Кайшадориса, из Литвы. Нас есть 105 человек, которые будут представлять маленькую частицу литовской культуры. Я извиняюсь, все-таки я на всякий случай пару слов по-эстонски им скажу, что вы сказали, а то вдруг еще кто обидится. Linnapea Romualdas Urmilevitsus on toonud siia 105 oma kaasmaalast, kes meile pakuvad täna vägagi palju rõõmu. Vabandab, et ta ei ole veel eesti keelt päris selgeks õppinud, aga küll ta pikkamööda selle ka selgeks saab. Мне все-таки интересно, как вот такие люди из Литвы, из Эстонии встретились, как они подружились и связь между собой держат. Скажу с удовольствием. Когда в Эстонии был посол Литвы Винкус Антанас, и он уже, по-моему, 5 или 4 года как не работает, вот тогда он познакомил нас с представителями Йогевского губернии, в которую входит и Паламуся. И мы подписали договор о сотрудничестве, и тогда начались такие спортивные, культурные связи. И я очень доволен, потому что с Паламусе у нас как раз самые лучшие есть отношения. Ta ütles, et tuttavaks said nad tänu Leedu suursaadikule Eestis, kes
tõi nad ükskord Jõgevamaale, siis tehti leping 2 maakonna vahel, Leedust ja Jõgevamaale, aga Palamusel meeldib neile kõige rohkem. Я сказал, что вы сказали, что в Паламусе вам больше всего нравится. Так, ну все-таки. В Паламусе всего где-то 2000 человек. У вас в городе, по-моему, 30 тысяч. У вас немножко представление немножко увеличено. В нашем районе, что соответствует Йогевскую губернию, это тоже где-то 35 тысяч. Но в центре города, района города Кайшадорис живут около 10 тысяч. То же самое, как и Йогеве. А Паламусе нам понравилось тем, что у нас дошлось побольше контактов, в которых мы уже имеем возможность дружить поближе наш район и Паламуса. No nii või teisiti, te saite jälle kiita, et ikkagi see Palamuse on see magnet, mis siia tõmbab. Между прочим, Оскар Луц, вы знаете, кто такой? Конечно, конечно. А весна, лето, это что на литовском тоже переведено? Да, и мы смотрели. Так что мы почти одинаковые. Да, я думаю, да. Ta on lugenud ka Kevadet suve, need raamatud on ka leedu keelde tõlgitud ja me oleme ühesugused. Между прочим, я недавно узнал, что Литва в каждой семье изготавливают цепелины. Это что, аэронавтика такая? Нет, это такое блюдо, которое, я думаю, что со временем можем даже привезти сюда и показать, как это делается. Я думаю, что на следующем году это будет как раз вовремя. В этом году мы еще, кроме наших ансамблей, хоров и культурных групп, мы еще приехали с одним предпринимателем, который изготавливает печи для сауны. Так, пожалуйста, он стоит вот тут в центре, можно познакомиться с его, что он делает и что он предлагает. Значит, у нас уже связи есть, кроме культурных, даже и есть уже экономические. Niisiis, sidemed ei ole mitte ainult kultuurilised, vaid ka majanduslikud. Siin on üks mees, kes teatud ahjusid hakkab teile täna müüma, kui peale satute. Ma küsisin uljakuse mõttes, et mis asi see on, et Leedus igas peres ehitatakse tsepeliini, et kas see on aeronautika küsimus või? Ei, see on nende rahvusroog, ta lubas järgmine kord teile tuua. Spasiba vam, ždu vaševa kollektiiva. Kas teie olete kuus õuna? Jaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 õuna. Kas teie olete need, kelle hind oli nagu see Columbus Chrysostomus? Jaa, kaubavärk. Nii. Hääled lahti? Jah. Olge tublid, alustame. Trallalla, 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 trallalla. Läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga. Trallalla, 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 trallalla. Trallalla, trallalla, trallalla. Läks aga metsa mängima, läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga. Trallalla, 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 trallalla.
Kes lambaks on sündinud, see lambaks ka jääb. Vaguraks jääks, vaguraks jääks, vaguraks jääks. Vastuseks ütelda mõistab näeb. Vagurat hääb, vagurat hääb, vagurat hääb. Lambad on siin ja lambad on sääl. Vagurat hääb, vagurat hääb, vagurat hääb. Lambad on jões ja jõe kalda pääl. Vagurat hääb, vagurat hääb, vagurat hääb. Kes lambaks on sündinud, see lambaks ka jääb. Vaguraks hääks, vaguraks hääks, vaguraks hääks. Vastuseks ütelda mõistab näeb. Vagurat hääb, vagurat hääb, vagurat hääb. Lambad on siin ja lambad on sääl. Vagurat hääb, vagurat hääb, vagurat hääb. Lambad on jões ja jõe kalda pääl. Vagurat hääb, vagurat hääb, vagurat hääb, vagurat hääb, vagurat hääb, vagurat hääb, vagurat hääb. Vagurat hääb, vagurat tere, Rein! Räägime ka sinuga kui päevajuhiga natukene juttu. Oskad sa või palun räägi meile, mida tõi Viljaveski endaga uut kaasa? Noh, sellest on täna päris raske rääkida ja võib-olla paljudele jääb arusaamatuks ka, aga tolles ajas oli kõige suurem vahe selles, et kui ennem seda olid nii raadios kui televisioonis olnud puhtalt põllumajandussaated, no päris tehnoloogilised ja ärme pealkirjadest räägimegi, näiteks sari 5 aastaku künnivagu. Aga linnamehed õpetasid maamehi millal külvata, kuidas lehma lüpsta ja kuidas Eesti põllumajandust edendada. Viljaveski oli selles mõttes totaalne pööre, et ta oli mitte põllumajandusest ega põllumajandustehnoloogiast, vaid ta oli saade Eesti maaelust. Ja seetõttu ilmus temasse uus lähenemisviis, inimlikkus, eriti tolle ajastofoonil ja ka palju uusi rubriike, mis ennem olid kujuteldamatud niinimetatud põllumajandussaadetes. No nende hulgas kas või nunnu konkurss ka. Ja nüüd jõuamegi tänase päeva juurde, kus toimub ka siis nunnu valimise konkurss. Kuidas sai see konkurss üleüldse alguse? See sai alguse niiviisi, et me tahtsime näidata mitut pidi, millega Eesti maarahvas vabal ajal tegeleb. Seal oli isetegevus, seal oli muusikat, seal oli kunsti, seal oli kõiki asju, aga üks asjadest oli ka muidugi aiandus. Nüüd, mis nunnu konkurssi puutub, siis
Juhan Smuul on ju öelnud oma Muhulaste imelikke juhtumisi kirjutades, et Eesti kirjanduses on aja jooksul tasapisi ikka üht-teist üle võetud, aga nüüd varastatakse juba pealkirjast saadik. Ma ei nimetaks seda varguseks, aga me jõudsime üksmeelselt järeldusele, et võiks olla mingi aiandusalane niisugune elutervet ajaviitmist kajastav konkurss ja loomulikult pärineb see pealkiri Oskar Lutsult. Ja ühtlasi on see ka võib-olla nii Viljaveski põhisaatest rääkimata, kui ka teiste rubriikidega võrreldes osutunud kõige elujõulisemaks, sellepärast, et ega Paunvere ei ole ainus koht, kus täna nunnu konkursse peetakse. Neid peetakse siiamaani üle Eesti. Veel sel nädalal mitmest maakonnale toimetusest helistati mulle, küsiti, kuidas selle nimega on ja kuidas välja kuulutada ja nõnda edasi. Ja võib-olla, kui me nüüd vaatavad mõned nooremad inimesed, kes ei pruugi olla teadlikud sellest, missugune see nunnukonkurss üldse on, seletad äkki ka lühidalt lahti, kuidas see täpselt käib siis? Vaat sellega on niimoodi, et eks igal pool, kus korraldatakse, on nüüd oma juhend. Meie tookord juhendusime sellest, et meid huvitasid nii ebatavaliselt suured viljad kui ka erikujulised viljad. Eriti võimekas on porgand, kes võib kasvada lausa siivututes poosides midagi meenutavaks. Ja finaaliks oli alati see, et siis üle Eesti kokku toodud suurimatest ja huvitamatest viljadest oli lauluväljakul näitus. Mitte lauluväljakul, vaid Lillepaviljonis. Ja kuidas me seda läbi elasime ja kuidas põlesime, seda näitab kas või see fakt, et kui esimene näitus oli üles pandud ja meil jäi üle ainult oodata, mis järgmisel hommikul saab, no kas tuleb ühte inimest või ei tule, siis ma tean, et režissöör suure hirmuga nägi sel ööl unes Moskvas Punasel väljakul Lenini mausoleumi juures looklevat järjekorda. Ja loomulikult kaasanesid sellega oma linnalegendid juba, kuna ta nii populaarne oli. Näiteks oldi veendunud, et kõige ilusama punase tomati saab siis, kui sinna sisse järjekindlalt inimese pissi süstida ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Aga kui nende naljakate seikade juurest nüüd tagasi minna, selle saate ja ütleme selle aja kestvuse peale, siis ma julgen küll ka Märt Müüri ja Mati Naruski nimel öelda, et see oli üks meie elu tähetunde. Vaat tähetunde võib olla kahte sorti. Üks on niisugune välkvalge hetk, kus midagi juhtub, näiteks keegi püstitab olümpiarekordi mõne sekundiga. Aga tähetund võib kesta ka 10 aastat. Ja ma arvan, et meile kui ajakirjanikele oli see tõepoolest omaette tähetund, kuigi me kõik oleme palju huvitavaid muid töid ka teinud. Nunnu konkursist räägime tänase otseülekande ajal ka veelgi ja mina omakorda tänan teid, Rein. Aitäh! Aitäh! No peale selle, et Paunvere väljanäitus on ise juba üle-eestiliseks tähtpäevaks kujunenud, on täna terve rida tähtpäevi veel.
küll päris nii-öelda ametlikke, küll rahvakalendris ja me jõuame nendest rääkida, kui silmas pidada seda, et me oleme ikkagi Palamusel ja Paunvere väljanäitusel, siis esimene assotsiatsioon, mis mul meelde tuleb, on see, et kui Tootsile midagi ei meeldinud, siis ta ütles, et võtku neid Madis, vaat nii. Ja juhuslikult on täna ka Madisepäev. Teatavasti on rahvakalendris Madisepäevi mitu. On kevadine Madisepäev, see on muide 24. veebruaril ja on sügisene Madisepäev, mis on siis täna 21. septembril. Ja see on päris huvitav päev selles mõttes, et võrreldes kevadise Madisepäevaga nad on kuidagi nagu pisut vastandlikud. Ja sügisest Madisepäeva on muuseas kutsutud ka matusepäevaks. Aga ma pean ütlema, et see on vist üks väheseid juhuseid, kus võib öelda, et matusepäev on tegelikult üks päris hea päev. Sellepärast, et nii nagu vanarahvas uskus, just täna Madisepäeval lähevad kärbsed, sääsed ja ussid kõik talveunne, kaovad ära meid kiusamast ja kui siin Laadaplatsil praegu ringi vaadata, siis ega ühtegi sääske ega kärbest tõepoolest ei näe ja noh, madudest ärme parem räägige. Kui nüüd veel rahvasuu ja rahvatarkuse peale mõelda, siis ega see ei olegi ainult eestlaste püha. Näiteks on ka soomlased tähistanud seda päeva ja nendel on väga huvitavad väljendid selle kohta. Peale sääskede ja kärbeste ja madude ärakadumise tähendas soomlastel see ka sügistööde lõppu ja neil olid niisugused toredad rahvapärased nimed pandud, et süüsmati ja talvi ehk kevadmati vahele jääva talvepausi algust märkis siis ka tänane Madisepäev. Kuigi ta ei ole nüüd võib-olla nii suure tähtsusega olnud kui siin jaanipäev või jõulud, on nagu Eesti rahvakalendris ikka Madisepäevaga olnud seotud ka mõned niisugused keelud ja käsud, mis sel päeval silmas tuleb pidada. Ja tuleb öelda, et vähemalt need tuhanded inimesed, kes siin Paunvere väljanäitusel praegu ükskõik kas siis müüjatena, konkurssidest osavõtjatena, ostjatena või lihtsalt vaatajatena on, peavad ühest kõige tähtsamast Madisepäeva keelust auga kinni. Madisepäeval nimelt ei tohtinud vilja külida ja nemad tõesti keegi praegu külvitööl ei ole. Ilma kohta öeldakse niimoodi, et kui Madisepäeval sadas, siis tähendas see veel hirmsamat sadu kui 7 pennapäeva sadu, aga nagu me näeme, hommikul enam-vähem pilves olnud taevas läheb järjest selgemaks, juba kumab päike läbi sellest selginevast taevast ja juba hakkavad maa peale kõndivate inimeste varjud tekkima, nii et kõik läheb Madisepäeva parimate reeglite järgi. Apsaugok aukščiausias tą mylimą šalį, kur mūsų sodybos, kur bočių kapai, juk tėviška tavo malonė daug gali. Mes tavo per amžius suvargę vaikai. Lietuva, būk per amžius laisva, o Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva, o Lietuva, Lietuva,
Bucaražus laisva, o Lietuva, Lietuva, Bucaražus laisva, o Lietuva, Lietuva, Bucaražus laisva, ateina, pasitinkam jūsų dainą, oi pavasarį kukų, tai prikreisim čia jėgų. Saulė šviečia geras oras ir mylėti ir manoras, oi pavasarį kukų, tai prikreisim čia jėgų. O bernelis mergužėlė, oi pavasarį kukų, tai prikreisim čia jėgų. Bernužėlis pas mergelę, prašosi visi klėtelę, oi pavasarį kukų, tai prikreisim čia jėgų. Greitis durys atsidaro, oi pavasarį kukų, tai prikreisim čia jėgų. Palamuse väljanäitus on tõeline maarahva pidupäev ja ega siia päris kokku muidu ei ole tulnud, kui ikkagi vilja natukene on juba salves ja Rukkis eriti praegu juba. Ma ajan juttu praegu siis Eesti Rukiseltsi presidendi Vahur Kukega ja tahan kohe teada, kas Rukkis on koristatud ja mis see saaginumber on, sest kevad tõotas hästi palju. Ja kevad ei petnud, suvi oli just Rukkile sobiv. Ja see mees, kes pole saanud oma rukkist koristada, see on kas hooletu, laisk või hoolimatu. Igal juhul viljelusvõistluse tulemused on vapustavad. Rukkis on jõudnud samale tasemele, kui on nisu. Ja Eesti kõige kõrgem saak 18 hektarilt oli 9,7 tonni puhast, kuiva, sorteeritud rukkist. See on vapustavat tulemust. Kas me võime nüüd öelda, et me tuleme oma rukki jauga toime, et me saame süüa leiba omast viljast? Ja muidugi, kui meil on 12 000, 15 000 hektarit rukkist, sellest piisab täielikult, et meie inimese igapäevalaud oleks oma rukkileivaga ja jätkub veel lisakski, nagu siin laadal ringi vaadates nägin, müüakse leiba, rosinatega, pähklitega, müüakse kodukalja, müüakse koduõlut, ka rukkist tehtud, nii et jätkub kõigeks. No rukkipõllud on erineva suurusega, on tillukesi ja on ka väga suuri. Ja kuna ma ise olen ka Rukkiseltsi mees, siis ma võin küsida, et on üks niisugune huvitav mees valitud kuningaks. Ja see on Rukki kuningas. Mis mees ta niisugune on ja miks siis ometi niisugune mees üldse valiti sinna? See peab olema midagi erilist. Jah, Rukkiselts on mitmeid ettevõtmisi ellu viinud ja üks nendest on siis Rukki kuninga valimine ja kriteerium on väga lihtne. See põllumees firma, kes kasvatab kõige rohkem rukkist, see ongi Rukki kuningas ja praegusel ajal on Hans Kruusamägi, Simuna Ivaks 852 hektarit, kui mu mälu ei petta,
on rukkist ja tema saak oli 4,5 tonni kanti kogu selle pinna pealt. See on väga hea tulemus. Kas see pind on nagu Eestis üks suurem või suuremaid? Tema ongi, sellepärast ongi kuningas, kõige suurem pind. Ja muidugi meil on veel ka rüütlid, eks ole, kes tulevad kuninga järgi, on rüütlid, kellel on ivake vähem, kui on Hans Kruusamäel. Need on rukkirüütlid, 3-4 põllumeest, kõik on rukkikasvatajad ja väga edukalt. Hiljuti pandi Väätsal üles üks külvaja monument, mis see endast kujutab? Jah, külvaja monument jäädvustab Endel Liibergi elutööd tunnustatud põllumees ja Rukkiselts võttis ka endale ikkagi eesmärgiks selliseid inimesi jäädvustada ja anda sellega ka indu praegustele põllumeestele, sest Endel Liibergi panus Eesti põllumajandusse on määramatult suur ja sellepärast Rukkiselts koos paljude abistajatega selle monumendi ka Väätsale püstitas. Ja Rukki kuningas sai siis selle monumendi vähendatud variandi. Just ja siin samas on ka kunstnik, seisab just meie taga, kes on selle monumendi autor ja muidugi meil on nüüd plaan, et igal aastal kõige suurema saagi koristaja, rukkisaagi koristaja saab selle külvaja monumendi vähendatud koopia. No ma tean, et Rukkiseltsil on suured plaanid, kuidas jäädvustada meie esiisade rukki kasvatust ja rukkiteed, kuidas me rukid viisime ka kaugemale ja saime vastu ka seeringut või miskid muud. Mis plaanid selles osas on? Meil on praegu käsil, nimetame seda tinglikult Eesti rukkide või sangaste rukkide projekt, et ühendada kõik rukkikasvatajad. Alustame Šveitsist, läheme läbi Poola, muidugi meie naabrid, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina, miks mitte, ja jõuda üle Eesti ka Venemaale. Nii et kõik need rukkikasvatajad riigid ühendame Eesti rukkide nimelisse projekti. See oleks väga uhke, sest et Eesti on ainulaadne oma sangaste rukkisordi pärast, sest et see on esimene rukkisort maailmas, mille 1875 aretas Graf Berg ja 1889 ta sai kuldmedali maailmanäitusel Pariisis. 1893 Chicagos sai hõbemedali. Graf Berg on väga ilusasti oma reisikirjelduses sellest kirjutanud, kuidas ta nägi purskava kala, seda ehk ilmselt tavalaskala oli siis jugasid, nii et meie oleme sellest sangaste rukkist kui meie kultuuri ajaloo väärtusest lähtunud ja praegu on ka sangaste rukki kui kohaliku sordi kasvatamise toetus, mida Põllumajandusministeerium juhib, nii et meie pingutused on kandnud vilja ja sangaste rukki kasvatajad ka saavad väärtustatud läbi selle toetuse. Kas me võime nüüd öelda, et vaatamata sellele, et aasta on vihmane olnud, on ikkagi tera kõlbulik ja võime veski tiivad käima panna ja leib tuleb lauale? Ja täiega rukki jaoks oli suurepärane aasta, oli parasjagu sooja, parasjagu niiskust ja rukkis on selline tänuväärne liik, et ta ei taha palju. Ja eriti need põllumehed, kellel maad võib-olla on liivasemad või vähem viljakad, rukkis annab kõige rohkem tulu. Ja sellepärast kasvatame rukkist ja saame rohkem tulu, ütleme nii, väikseme vaevaga rohkem tulu. No aitäh sulle, nii et lähme siis väljanäitusele ja otsime üles kõige parema Eestimaa rukkileiva. Aitäh sulle ka, aitäh.
как этот коллектив появился? Ma küsin, et kuidas see kollektiiv tekkis? Этот коллектив появился 20 лет назад. Мы уже довольно-таки зрелые. Я вообще-то сама уроженка Вильнюса, но вышла замуж, приехала в город Кайшидорис и начала свою деятельность там. Так как я всю жизнь танцевала, училась в балетной студии, потом танцевала в театре оперы и балета, и потом занималась танцем модерн. Надо было работать, надо было что-то делать. Пришла в школу, собрала детей, которые хотели танцевать что-то другое, чем традиционные танцы, там, народные или бальные. И вот стали делать эксперименты такие. И появился, таким образом появился коллектив, нетрадиционного танца. Тогда более зрелые уже, по уму созревшие люди, мы перешли во дворец культуры и стали заниматься, не как ученики, а на более профессиональном уровне. Я чуть переведу, а то я забуду, что вы все прекрасно сказали. Там on tantsinud professionaalset tantsu teatris, balletistuudios õppinud ja nii edasi. Vilniusest kolis väiksemasse kohta, moodustas selle tubli kollektiivi. Nii, ja ta ütles, et ta alustas juba 20 aastat tagasi. Вы сказали, что 20 лет назад. В таком случае, мне кажется, что вы в 4 класс ходили тогда. Большое спасибо за комплимент. Мне действительно на самом деле не так мало лет, как вам кажется. Только, танцовщики все равно всегда очень хорошо сохраняются. Так вот, я законсервировалась. Niisiis, ta ütles et tõesti 20 aastat tagasi 4. klassis veel ei käinud. Et oli vanem juba, aga tantsimine on see, mis noorust säilitab. Ja siin on see tõestus meil nägupidi olemas. Они уже готовы? Они уже готовы, уже рвутся на сцену, так что интервью надо закончить и пустить детей танцевать. Большое вам спасибо за то, что у вас прекрасный коллектив. Niisiis, nad jätkavad veel. Прошу вас. Mano saujai dūzgė bitės, tavo plaučiuose vanduo. Mano saujai gęsta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo. Mano rankos žvyro pilnos, malas sniega debesų. Verkia rauda mano girnos, aš sningu tau ant pečių. Aš atgulsiu, tu pareisi, bus raudoni vakarai. Priešas trauksis, viskas keisis, mano Lietuva bedalė. Trečią kartą krito bitės iš delnų, gaudė verkė miesto varpas, dingo broliai tarp miškų. Visą naktį skundės liepoms, aimanuojantys beržai, kraujo raudonių užlieti mūsų pustuščiai namai. Man atgulus nesugrįžai, kur
aga raadio mängib meil lainepikkusel 90,8. aga noh, need, kes siin on, ega siis mis teil veel raadio kuulamisest, teil siin ka lõbus olla, eks ju? Nii, kui keegi varba ära lööb või midagi tõsisemad juhtub, siis medpunkt on Rahvamajas. Ja ukse peal on punane rist, nii et astuge ka sisse, kui häda käes. Ja vaat siin tuleb nüüd üks huvitav asi. Vaat see valge merepaat seal, see on peaauhind, loositakse välja. Loositakse välja nendele vahel, kes ikka pileti ka ostavad. Iga üks võib osta kas või 10 piletit. Aga see paat on ikka väärt palju rohkem, see võib-olla on niimoodi mitu tuhat piletit vaja osta, kui hakkaks päris omal käel võtma. Merepaat, mitte siin samast sõitmiseks. Ja neid pileteid saab osta ja neid jätta loosimisele ajalehe Voorema telgis. Ajaleht Voorema telg, kus see meil asub, ma ei oska teile ütelda, aga nii kui Voorema näete, ostke aga piletit ja see paganama asi on kallim kui auto. Nii, Lion klubi Palamuse teeb korjandust Palamuse valla paljulapseliste perede toetuseks. Nii et kui ikka võimalust on, toetame neid, kelle abi rohkem vaja. Ja siis on selline huvitav, teade, ma päris küsisin üle, et mida see tähendab. Et Rehemöldri õuel rohevahetus. Ma ütlesin, mis asi see rohevahetus on? Aga see tähendab seda, et see, kes on näiteks oma mingisugusest lillepotist tüdinenud, viib selle sinna ja vahetab teise inimese mingisuguse muu taime vastu. Nii et sellised asjad olemas. Praegu ametlikke teateid rohkem ei ole. Kus on meie sirtsulised ja kes te kõik siin olite? Siin olete. Tulge siia, seal nurga taga passite. Mis? Või tahate sealt jooksuga tulla või? Kuule, keegi peab ikka siia tulma ära rääkima, kes te sellised olete. Loomulikult, mis meil siin jokutada on. Jah. Kas te on ainult meeste punt siin või? Ja praegu küll, jah. Aga naised millal ilmuvad siis? Kohe. Ta pole neid kõik enda veel. Ma ütlesin, tulge siia. Kas need, te olete Tootsid siis või? Jaa, me on Tootsid. Aga kus need teeled on? Sa püha müristus ja kus need sirtsulised siis on? Suured veevad. No nii, kas teil olete valmis või? Kas te ootate ühte meest või? Aga mis me nüüd teeme siis? Tuli, no vot niimoodi, kui tuli, siis andke tuld.
mul on hea meel teile tutvustada Paunvere väljanäituse ühte idee autorit, Põlva linnapead Georg Pelisaalt. Tere! Nii, küsin, kuidas jõudis ühe telesaate rubriik üleriigiliselt tuntud sügisese kultuuriürituseni? No tegelikult peaks alustama sellest, et 1998. aastal alustas Eesti Televisioon taas maaelu saadetega. Teatavasti oli pärast Vilja Veskit mõningane paus, kus maaelu saateid ei olnud teleekraanil. Ja siis 98. aasta jaanuarikuus alustas Maahommiku saade. Seda me hakkasime tegema koos mitmete autoritega ja koos režissöör Olev Jaksiga. See oli see aeg, kus Eesti tootja oli vägagi unustatud seisus, sest poed olid kõik küll igasugust köögivilja täis, müüdi liha, piima, juustu, mida kõike. Ainukene asi, et see polnud justkui eestimaine. Ja mis seal salata, siis me hakkasime arutama, kuidas me saame tulla telesaatega appi meie põllumajandustootjatele. Sest tootjad ise olid ju väga tublid. Ainukene asi, et jah, valdavalt meie lettidel oli Poola kaup, oli ka mujalt Euroopast, ka Venemaalt tulnud kaup. Kõik võisid Eestis müüa, aga reaalselt said müüa ainult siis välismaised kauplejad. Ja Põlvas Pesa hotellis pärast ühte salvestuspäeva, kui me vaatasime materjali üle režissööriga, siis tekkis selline mõte, et kuidas ikkagi oma Eesti toit saaks rohkem au sisse, et selleks oleks vaja nagu midagi rohkemat teha, kui pelgalt ainult rääkida sellest, et Eesti toit on väga hea ja Eesti toitu tuleks nagu tarbida, et Eesti põllumees ikkagi ellu jääks. Siis me kuidagi nagu tulime selle omaaegse Oskar Lutsu kapsa peast pärineva nunnu konkursi peale ja arvestades veel, et Vilja Veski oli seda kunagi ka teinud, siis mõtlesime, et midagi võiks ju nüüdki olla ja eestimaist toodet peaks nagu rohkem propageerima. Noh, ausalt öeldes, ega see väga kohe ei tulnud, et seda hakata Palamusel tegema. Me arutasime kõigepealt, et võiks ju olla näiteks Räpinas üks niisugune maaelu suur väljanäitus, arvestades, et Räpinas õpetatakse ju aednikke ja Räpina on iseenesest väga niisugune tore paik. Aga siis teise kohana tuli ka päevakorral, et aga miks mitte teha seda samas paigas, kus ju Paunvere laata peeti Oskar Lutsu kapsa peas. Õigemini küll, see oli peaasjalikult väljanäitus, kus juures siis ka oli võimalik ilmselt saadusi osta. Noh, meie enda peas oli see mõte kusagil 98. aasta märtsi ja aprillikuus nagu piisavalt juba seedinud ja siis me hakkasime arutama, et aga kuidas seda teha. Ja tulime siia Palamusele, leppisime vallavanemaga kokku, tollal oli vallavanemaks Märti Allakas, et tuleme ja arutame asja. No pakkusime idee välja, ta ütles, et heakene küll, et võib-olla asi tasub arutamist, aga et ma räägin siin teistega ka, et ega ma nüüd üksi ei saa seda otsust vastu võtta. Ja kuskil suve hakkul me siis saimegi päris suurema seltskonnaga siin Palamusel kokku ja ütleks, et mõte hakkas idanema. Ehk siis oli pandud heasse pinnasesse ja nii see väljanäituse idee hakkas nagu järjest rohkem teoks saama ja kui siis me olime nagu päeva juba kokku leppinud ja kui me olime juba kokku leppinud, et kuidas me seda teeme, keda me siia kutsume, siis Eesti Televisioon tuli ka kenasti kaasa. Me näitasime seda reklaami üsna tihedalt teleekraanil tookord, mitte ainult Maahommiku saates. Kaasa tuli ka Maaleht ja noh, ütleks, et see kõik lõi niisuguse hea pinnase. Inimesed said teada, et midagi niisugust omapärast on tulemas ja noh, lootsime, et vast ikka
inimesi tuleb siis kohale ka, et ehk oma 1000 või paar tuhat inimest ikka tuleb, aga mis seal salata, kui see päev kätte jõudis, siis see oli uskumatu, kui palju tegelikult oli rahvast ja Palamuse polnud, olgem ausad, tookord 14 aastat tagasi esimeseks väljanäituseks sedavõrd valmistunud, sest siia tuli ikkagi mitte lihtsalt mõni tuhat inimest, vaid siia tuli tublisti 10 000 inimest ja siis oli ju veel liiklus suhteliselt avatud, aga mõistagi need autod ei pääsenud lihtsalt läbi, sest inimesi oli nii palju. See oli see algus. Aga mis puutub Eesti toitu, siis eks Eesti toidu osatähtsus on igal juhul tänaseks päevaks kasvanud ja ma väga tahan loota, et selles on oma osa ka Paunvere väljanäitusel ja kuigi me võime ju arvata, et Eesti toit, mis see muu on, kui ainult värska vesi, sest kõikides muudes asjades on ju liha, mida pakutakse ja vorst, mida pakutakse, nendes on ju soola, mida meil Eestimaal ei ole ja paljudes teistes toiduainetes on täpselt samamoodi. Aga tegelikult köögivili on nüüd värska vee kõrval küll kindlasti teine toit, mis on eestimaine ja kui ta on eestimaisest seemnest mulda pandud, kui ta on eestimaise sõnnikuga väetatud, kui ta on Eestimaa inimeste kätega kenasti haritud, siis vaieldamatult ka köögivili on värska vee kõrval kindlasti eestimaine toiduaine. Mis on täna teistmoodi selle väljanäituse juures, kui oli näiteks esimestel aastatel, kui seda üleüldse tehti? No kindlasti on teistmoodi see, et Paunvere väljanäitus on võetud omaks. Seda ei ole vaja enam nii palju isegi reklaamida. Inimesed kusagilt lihtsalt otsivad üles täpse kuupäeva. Nad teavad juba, et Paunvere väljanäitus on tulemas. Ja tõepoolest siia tullakse täiesti erinevatest paikadest üle Eesti. Ja mitte ainult. Ma tean, et nüüd on mitmetel aastatel Paunvere väljanäitusel käinud ka lätlasi, leedukaid, soomlasi, sakslasi, keda iganes. Ja kõik, kes on käinud, nad on siit viinud kaasa killukese Eestimaad ja saanud teada, et tõesti Eestimaal tehakse väga ilusat käsitööd, et Eestimaal on väga kvaliteetne sisuliselt mahetoiduks nimetatav köögivili, et Eestimaa tootja pakub head kaupa. See on teada. Ja ilma, et selleks peaks nüüd eriliselt nagu kulutama. Ma tahaksin uskuda ka, et kindlasti võrreldes eelmiste aegadega ja esimeste väljanäitustega on kasvanud lugupidamine ka nende väljanäituste vahendusel nende inimeste vastu, kes Eestimaal maapiirkondades ise midagi teevad ja toodavad. Kui näiteks 98. aastal me Maahommiku saatega üritasime aidata Peipsiäärseid sibulakasvatajaid. Teame, et tol ajahetkel olid meie poed nii palju Poola sibulat täis, et ei õnnestunud lihtsalt Peipsiäärsetel inimestel oma toodangut müüa. Siis ka meie käisime ühest hulgi laost teise, sibulakott käes ja üritasime pakkuda sibulat müügiks, aga tõepoolest ühel või teisel põhjusel sellest keelduti ja öeldi, et aga meil on sibulat piisavalt. Mis hinnaga te pakute? Oi ei, selle hinnaga me ei võta. Ma ütleksin, et täna on teada näiteks Lüübnitsa sibulalaat, mida on peetud ka võib-olla, et just läbi sellesama Maahommiku saate mitmeid aastaid. See on võetud omaks. Ma tean, et peetakse ju ka mujal Küüslaugulaata näiteks ju Jõgeval ja sibul on muutunud täiesti reaalseks eestimaiseks köögiviljaks ja keegi enam ei küsi hulgiladudes, et mis asja Eesti sibul, et ei, me ei võta seda, vaid kui poes ongi kõrvuti Poola sibul või siis Hispaania sibul ja seal samas ka Eesti sibul, siis ma kujutan ette, et suur osa inimestest siiski eelistab just nimelt seda eestimaist sibulat. Vaat nii palju on nende aastatega kindlasti muutunud. Aitäh teile, härra Pellisaar. Nii, ja nüüdseks võime näha, et
päike on välja tulnud, laadailm on fantastiline ja nüüd kutsun kõiki televaatajaid üles istuma autodesse, rongidesse, bussidesse ja sõitma siia Paunverre, sest laadailm ja laadamelu on tõesti vapustav. When that day becomes a night, just know that I think of you. And I cannot control my heart, it's crying for you. Loneliness is killing me, I'm helpless without your love. And knowing when you touch someone, I can't understand. Now it's tearing me apart, I want you back. That is made me realize how far I am. Love is blind, it's true. Nobody is like you. My endless melody I played for me and you. Love is blind, it's true. I'm on my knees for you, 'cause I give it all I can to have you back again. Love is I just can't believe you're gone, and now that it slipped away. But I can't believe I was the one who caused you a pain. I said that you should go deep down inside. She didn't mean nothing to me, yeah. What can I do to win back your heart? And make you stay. My love is by my love. Love is by my love. Love blind, it's true. Nobody is like you. My endless melody I play for me and you. Love is blind, it's true. I'm on my knees for you, 'cause I give it all I can to have you back again. Love is blind. Love is blind. Kas tantsijatel veel on tantsujalga või aitas? Aitas, jah? Ma tänan teid. Ja kontserdi järgmine märksõna on kokkerpillid. Kokkerid, kus te olete? Kokkerpillid, ma saan aru, aga tantsujalad olid meil käbedamad natukene. Ja kuule, kas sa ikka kusagilt alla saad tulla? Ma ei tea, kas siin treppi on või? Ei saa. Kuidagi ei saa. Aga kuule, tule tagant poolt alla. Meil on natuke aega siis sinuga rääkida. Ma ikka võtan
kõnemeheks nende poolt. Sest kui ma hakkan ülevalt tegema, siis see kaamerad kätte meid. Tule tiiruga alla. Mis? Palju asju? Üks. Aga ma räägin siit. Aga kaameramehed, kas saate pihta talle? Muidugi saavad. Muidugi saame, tublid olete. Oskajad mehed. Nii, ma tulen ka siis siia lähemale. Kas... No, ma pean nüüd ütlema seda, et siin on palju juubelitest räägitud. 15 aastat, suurt väljanäitust, et meil ka see 30 aastat tagasi midagi Vilja Veski moodi algas. Aga, kuule, sul on juba 40 aastat ja sinu pundil ju. Pundil on 40 aastat, jah. No kuule, kudamoodi te olete siis vastu pidanud? Kuidas te olete kogu aeg ikka nii noored, et ainult habemet kasvatate ette, aga see ei muuda mitte midagi? No, see on geneetiline iseärasus. Ossa poiss, vaat see on kihvt asi küll, kui midagi sellist on meestes olemas. Kas Palamusel olete varem esinenud? Oi, me oleme korduvalt. Ükskord me istusime isegi, kui me oleme kõhnemad, siis me mahtusime sinna Tootsi ja Teele koolipinkide taha ja lastega koos seal midagi tegime. See oli 30 aastat tagasi vähemalt. Aga ühe korra olime ka, siis oli tolleaegne põllumajandusminister Padar laulis meiega kaasa ja Ossa poiss. Kõik oli tipp-topp. Äkki tuleb täna ka veel laulma, mis siis saab? Ja siis olid paremad ajad, siis sai eraldati orkestrile pundsliõli sealt apteegist. Ai. Praegu nagu Raideriga on nagu kehvemad lood, aga... Ja. Kuule, aga ma olen veendunud, et siis sa ütled niimoodi, et parim publik ongi ainult ikka siin Palamusel. Ei no, loomulikult. Kuulsite? Loomulikult, ega me muidu poleks siia tultki ju. Nii. Kui suur tamp tänavu siis peal on olnud? Kui suure tempoga te siis nüüd kontserte tänavu annate juubeliaastal? Oi jumal, 2 tükki päevas, ikka vähemalt. Ossa püha müristus. Aga ikka ma tuletan meelde ühte vana asja. Sinna on tagasi, ma ütlen rahvale, no üks 38 aastat. Umbes niimoodi. Ei, nii palju on. Kui ma tegin ühte Vilja Veskit ja palusin Kukerpillid saatesse tulla. Ja palusin neid laulda laule just nimelt Hando Runneli luulesõnadele. Ja põhjus oli selleks, et mul oli kokku lepitud Handoga, et ta tuleb ka sellesse saatesse. Kuid tol hetkel teatud võimumehed panid viimasel päeval veto peale. Handot saatesse ei lubatud. Aga nad ei pannud tähele seda, et stsenaarses plaanis oli kirjas, et Kukerpillid mängivad Hando Runneli sõnadel laule. Ja kui nad siis selle laulud seal lahti lõid ja mul muidugi oli hing ka täis, et mis see siis tähendab, nüüd ei saa ühte toredat Eesti meest siia saatesse. Ja kui nad olid mitu laulu ära laulnud, siis ma küsisin Ike käest, et miks just Hando Runneli sõnadele te neid laule laulate ja sina ütlesid? No, mina ütlesin seda, mida me mõtleme. Ja meie mõtleme, et Hando Runnel on mingis mõttes nagu Eesti rahva südametunnistus. Nii see oli. Võimumehed aga arvasid, et au, mõistus ja südametunnistus on hoopis kompartei. Peale seda saadet mina ühtegi otsesaadet enam ei teinud. Aga meel oli mul ikkagi hea sellest. Ja ma usun, et te nüüd lööte lahti siinse kontserdiga Hando Runneliga. Aga muidugi, meie lugupidamine kuulub Palamuse rahvale, Märt Müürile ja Hando Runnelile. Ja kõik laulavad muidugi kaasa, kes no ilmselt ei ole ühtegi Eesti inimest, kes selle laulu sõnu ei teaks. Oi, külad oi kõrtsid, mu noorus lõppenud, kus parimat iga õhtune elu, kus suvele kaunist
kas kiikede kägi, kus pille ja pisareid kuulsin ja nägin. oi, külad oi kõrtsid, kust hulkusin läbi, kus korraga kogeda hääd sain ja häbi, kus maantelis mööda, kus redelis lakka, kus armastus algas, kus igatsus hakkas. oi, külad oi kõrtsid, mu noorus mu põlu, kus piimased piigad ja pudelisulu, kus laulsid ja langesid sõbrad ja velled, aeg möödub ja muudab veel kaunimaks selle. kõrtsid, kust hulkusin läbi, kus korraga kogeda hääd sain ja häbi, kus maantelis mööda, kus redel viis lakka, kus armastus algas, kus igatsus hakkas. oi, külad oi kõrtsid, oi, külad oi kõrtsid, mu noorus mu põlu, kus viimased piigad ja pudelis olnud, kus laulsid ja langesid sõbrad ja pelled, aeg möödub ja muudab veel kaunimaks selle. laulsid ja langesid sõbrad ja pelled, aeg möödub ja muudab veel kaunimaks selle. aitäh! me natuke sätime siin lava peal neid valjuhääldajaid. Järgmine lugu on ka Hando Runneli tekstile ja sellega me tervitame oma järeltulevat põlve. Pojad on mul õige natsi, pojad on mul õige natsi, pissid nahka püksid ratsid, pissid nahka püksid ratsid. Ise olin nooret ja möirad oirad, olin kohe nooret ja möirad oirad, kartsid mind kõik külakoirad, kartsid mind kõik külakoirad. Kui läksin õhtal viidusse, kui läksin õhtal viidusse, tõmbasin saba taga lidusse ja tõmbasin saba taga lidusse. Aga tüüdrikud sina elde aeg, aga tüüdrikud, armas aeg olid võõvatud, kui plangu aeg olid võõvatud, kui plangu aeg. Et usu aga nende ilusse, usu nende ingli ilusse ja paha kui ei vii neid ilusse, ja paha kui ei vii neid ilusse. Pojad on mul õige natsi, pojad said mul sama natsi, pissid nahka püksid ratsid, pissid nahka püksid ratsid. Nõndamoodi. Muide, täiesti ilma rahata saab ka tantsida. Kasutage soodsat juhust, siin näidati sammud ette enne, väga professionaalsel tasemel ja põrutage. Nii et valivad daamid.
Järgmine heliteos, millega me eriti tervitame Lions klubi, kelle virtuoossed lihaküpsetajad suutsid suurest lihakantsakast tervest seast väga hõrgutava prae kokku monteerida. Nii et Aarne jutustab, kuidas see siga sinna vardasse sattus. Kõik metsaloomad teadsid ammu juba, et varsti tuleb inimjahiluba. Nüüd õige aeg on valmis seada lõksu, kõik üle tõmba tean, et teised nõksu. Trofeede võistlus kuulutati välja, see loomadele tegi päris nalja. Kui stiimul käes, mis siis viga küttida ja inimesi maha nottida. Küüne vastu küüsur ju hei, metsaelule uusaks teeb, kokku seina inimluust trofee. Ka kitsendusi seadus ette nägi, laust tuleb hoida oma jahivägi. Sa ära kütti emasi ja lapsi ja neid mehi, kes on veidi võtnud napsi. Läks hooaeg lahti metsas pidu käis, kõik loomad olid 1,5 päeva täis. Kui lõpuks alla vajus kolkund õlleva, siis läks lahti inimese ja kaks hammased vastu või. Küüne vastu küüsur ju hei, metsaelule luusaks teeb, kokku seinan inimluust trofeed, Heiki vana jäime sõnad küll. Meil Põlislaanes näitus tehti lahti, kõik loomad olid väsinud peale jahti, kuid nende silmis paistab rõõmus meel ja kokku seina inimluust trofee. Tõi põder kenad sarvekandjad sarved ja hunkel inimsooga vanad arved. See tõi hulga sääreluid, mis puhtaks näritud ja vaiguga nii kaunid lakitud. Samba vastu ju hei, küüne vastu küüsur ju hei, metsaelule luusaks teeb, kokku seinan inimluust trofee, töökorra põrutame veel. Samba vastu ju hei, küüne vastu küüsur ju hei, metsaelule luusaks teeb, kokku seinan inimluust trofee. Sa kajalne loom üllas looduse kroon, ei võtta endal teadmiseks, et nii, ja meil on esimestele tantsijatele alati ka preemia. Tulge siia poole. Kas ma saan aidata sind? Vaata, te olete nii tublid tantsijad ja siin on kukerpillide lood peal. Oota noormees ka. Oota noormees ka. Ja, noormees oli ka meil ju tubli tantsija. Sina saad ka kohe. Nii kui onu ikka tead ülevalt alla annab, siis muidugi peabki olema. Ole tubli mees. Nõndamoodi. Nüüd aga autobiograafiliste sugemetega lugu sellest, mis meid kõiki ühendab, kes siin laval on parajasti. Esitame heliteose.
see on habemega laul. Habe, see on mehe au. Sest siis, kui habe ees ja muie habe mees, sa tunned ennast nagu täitsa mees. Kui asja saab, siis saab asja mehest ka. Näe, seisan teie ees ja habe on mul ees, just sellepärast olen asja mees.